Täpselt nii. Naftali Bennett ja Jair Lapid peavad oma parteikonverentsil kõnet, Emily. Bennett keskendub sellele, mida ta nimetab riikliku julgeoleku kõneks, kuid alati käib arutelu selle üle, kuidas määratleda riikliku julgeoleku valdkonda. Ja siis Bennett võtab eriti laia määratluse, nii et see on kõne riiklikust julgeolekust. Aga Emily, kõik on seal olemas. Haredid, majandus, haridus, välispoliitika ja kõik on Bennetti poolt ühte pakitud. Ma arvan, et ühelt poolt näitab see, kui palju võimalusi on, kui paljudes küsimustes on Benjamin Netanyahu ausalt öeldes haavatav. Muidugi, ultraortodoksete jeshiva õpilaste ajateenistusse kutsumise küsimus oli kõne alguses, aga ka majanduse ja hariduse teemad, sotsiaalne sidusus, samuti osa kõnest ja välispoliitika. On palju valdkondi, millele Naftali Bennett ja selles mõttes ka Jair Lapid saavad oma kampaanias keskenduda. Aga ma arvan, et nii laiahaardeline kõne võib põhjustada sõnumite kadumise ja fookuse hajumise. Huvitav saab olema näha kampaania lõpusirgel, Emily, kui Bennett otsustab keskenduda ühele valdkonnale ja mitte teisele. Mida ta siis ütleb? Esiteks, ajatenistusest, ultraortodoksetest jeshiva õpilastest, haredi jeshiva õpilastest, räägib kõigi nende ajateenistusse võtmisest ja sellest, et teatud protsent ei oleks ajateenistusest vabastatud, nagu näiteks Gadi Eisenkot, kes on opositsiooni peaministrikandidaadi valimiste favoriit. Tuleb välja ja ütleb, et 30% ultraortodoksidest peaks saama jätkata õpinguid, kuid Naftali Bennett ütleb, et sellest ei piisa. Kõik peaksid olema ajateenistusse võetud. Ühiskondliku sidususe teemal sihiks Benjamin Netanyahu mitte esimest korda, öeldes, et tema on ühiskonna lõhestanud ja Bennett ühendab selle. Katari küsimuses püüavad nii Bennett kui Jair Lapid Benjamin Netanyahust paremalt mööda minna, öeldes, et Katar tuleks kuulutada vaenuriigiks. Ja see on vastuvõetamatu, et Kataril on, nagu Naftali Bennett ütleb, oma kombitsad Iisraeli ühiskonnas. Ta tõi selle isegi kõne osas inglise keeles välja, Emily, öeldes, et Ameerika juudid peaksid katkestama kõik sidemed Katariga, soovides, et see sõnum kõlaks inglise keeles. Et Ameerika juudi organisatsioonid ei teeks enam koostööd ega suhtleks Katariga, nagu nad on teinud viimastel aastakümnetel. Kritiseerides Iisraeli avaliku diplomaatia jõupingutusi ja öeldes, et nad suurendavad ka Iisraeli pingutusi selles valdkonnas. Nii et see oli laiahaardeline kõne, palju erinevaid sõnumeid kampaania lõpusirgel. Nii Bennettil kui ka Lapidil tuleb minu arvates esitada Benjamin Netanyahu vastu konkreetsem sõnum. Aga samas, arvestades, et see on nii kõikehõlmav, tean ma, et teine suur osa on Hasbara ja rohkemate inimesteni jõudmine, rohkem innovatsiooni, rohkem erinevaid asju, püüdes samuti mingil määral kõnetada inimesi. Jutiideni diasporas, kes ei pruugi täielikult mõista siinset sisemist toimimist. Kas see on samuti oluline aspekt Iisraeli kuvand välismaal? No fraas, mida Bennett kasutas, Emily, on see. Kui Iisraelil on üksus 8200, kuulus sõjaväeluureüksus. Iisrael vajab üksust 8300, et suuta tõhustada oma avaliku diplomaatia jõupingutusi. Öeldes, et nemad, Bennett ja Lapid ning nende valitsus olid seda teinud. Ja siis Netanyahu lammutas selle. Ja seda ei olnud õigesti uuesti kokku pandud. Kui mõelda sellele teistmoodi, siis ma ei ütle, et see on see, mida Iisrael peaks tegema. Jumal hoidku. Kui vaadata, kui palju pingutusi Vladimir Putin panustab infosõjasse, siis muidugi tema puhul istuvad nad sankt. Peter Kuris ja Neil on valeinfokampaaniad ning nad teevad idasuguseid muid asju oma avaliku diplomaatia strateegia raames nii-öelda. Ma ei soovita Iisraelin selliseid tegevusi teha. Aga kui rääkida ressurssidest, mida Venemaa oma avalikule diplomaatiale eraldab, siis kas Iisrael peaks seda pidama prioriteediks ja suurendama oma tegevust samale tasemele, isegi kui meie avaliku diplomaatia töötajad tegeleksid tõenäoliselt muude asjadega. Nii et sa näed, kuidas erinevad valitsused üle maailma peavad infosõda ja avaliku diplomaatiat prioriteediks, aga Iisraeli valitsus mitte nii väga. Muide, samal ajal kui Bennett peab kõnet, mida teeb Benjamin Netanyahu? Paigaldab üle kogu riigi hoonetele plakateid, millel on Kamani, Hassan Nasrallahi ja muuseas ka Zoran Mamdani näod ning küsib, keda sa usaldad neile vastu astuma? Naftali Bennett ja Guy Raz ning Korn vasakul, jah. Selle asemel, et nendele mängudele otse vastu astuda, eks? Selle asemel, et lihtsalt nendele keskenduda. Ja ma arvan, et suur küsimus valimiskampaania juures saab olema, mis võidab. Kas see saab olema see emotsionaalne sõnum? Ärge usaldage vasakpoolseid meie riikliku julgeoleku küsimustes või see sõnum Naftali Bennettilt, kes tegelikult ründab Netanyahu poliitikat ja tajub nõrkusi. Üks vastamata küsimusi nendel valimistel, kui me kõik püüame päevakorda määratleda, on see, kuidas erinevad pooled sellele lähenema hakkavad.